Tervist, mina olen Illar Kohvinevat ja täna on teisipäev, 14. jaanuar, aasta on 2020 ja ei ole sugugi talvemoodis, ilm on pigem niisugune kevadine ja näete, minul on talve järgi kasukas seljas igastahes. Aga praeguses videos ma tahan rääkida sellest, et kas rahvas mõtleb ka selle üle, et kui palju need maffiaäri teilt raha välja pressivad, selles mõttes, et kui te ostate näiteks kas või ravimeid, näiteks eelmise nädala kolmapäevases Pealtnägijas Eesti Televisioonis oli see teema ravimiärist ühesõnaga ja pikalt-laialt räägiti seda värki ja ühena toodi ära Betaloxoc, ühesõnaga niisugune ravim, mida need haiglad saavad ainult 1 sendi eest, aga apteegis maksab ta kuskil 3,5 eurot või midagi taolist ühesõnaga. Ja siis ühesõnaga kehitasid selle õlgu, et kes selle vahelt kasu võib võtta või kuidas see on, jälle isegi see, mis minister ta on, see Tanel Kiik või see nagu midagi ei tea, nagu poisikene ühesõnaga. No aga pead rahvast lolliks või? See vahelt kasu läheb ju kõik need igasuguse, ma ei tea, katuserahadeks ja valimisreklaamideks, mida need ravimiärikad ja kõik need prügiärikad ja kõik riigikogulastele võivad nii-öelda maksa. Kust tulevad riigikogulastel katuserahad ja need igasuguste valimiste tarvis rahad, mis nad antakse? See on ju kõik ärides, mis tuleb ühesõnaga. Et selle asemel, et rahvas üks lollus teeb, et käib need meeleavaldused mingisugust, ma ei tea, nende kliima soojenemise vastu ja mingisugust karusnahad ja ma ei tea, mis need kõik on. Sellised tsirkuse asemel mingi hoopis Toompeale ja ravimiärid ja kõik selliste äride vastu ühesõnaga avaldage meelt. Nii et sihukene Betaloxoc, see on sihukene ravim, mis ütleme vererõhku alandab ja siis kui ühesõnaga, et kui ütleme pulss on kiirem kui 80, ütleme seal kuskil 100 ringis, et siis tuleb teda nagu pool tabletti võtta ühesõnaga. Et aga et ma täitsa lõi pahviks ühesõnaga, et kui ma kuulsin, et selline ravim maksab haiglatele vaid 1 sent, aga apteekis maksab ta enam kui 3,5 eurot ühesõnaga, nii et kujutage ette, milline maffia selles ravimiäris on, et kus pannakse kõik rahad tasku ühesõnaga. Ja teine on loomulikult see kuradi prügiäri. Et prügist tehakse ju kõiksugu asju ühesõnaga ja tellitakse suuri kasumeid ja rahvas on see, kes jälle kes on nagu sunnitud seisus, et talle jääb seda prügiga kätte ühesõnaga, et selles mõttes, et igasuguseid plastikasju ei või ju põletada ühesõnaga ja siis ühesõnaga igasugused pudelid ja purgid, millel need patendimärk ei ole, et sa neid ei saa tarapunkti poodi ära anda, see kõik jääb prügile kätte, et sa ei saa nüüd vabatahtlikult neist lahti ühesõnaga, et sa pead olema sunnitud prügifirmale andma. Aga prügifirmad raiped on siuksed, et need on niivõrd ahned ühesõnaga, et nad teenivad suuri kasumeid ühesõnaga, aga siis selle prügi äraveo eest teenustasu peal tahavad saada ja pidevalt seda tõstavad. Et siukeste asjadega tuleks jälle nii-öelda sõdima hakata, ühesõnaga meelt avaldada. Et nad kuradid ükskord hakkaksid aru saama, et rahvas ei ole mingi lüpsilehm, et neid kogu aeg lüpsta ja raha välja pressida. Et selle nimel oleks vaja neid avaldusi või neid meeleavaldusi ja miitinguid teha, ühesõnaga, et hakkaks need poliitikutel hakkaks siin ka natukene mõistus tööle, et rahvas ei ole siiski nii loll, ühesõnaga, et laseb ennast koorida, et rahvas peaks natuke mässama, ühesõnaga, ja oma õiguste eest seisma, aga mitte niisama määgima, ühesõnaga, et see ärivärk, et see on niisugune asi, et selle vastu tuleb hakata võitlema, sest see äri on juba rahval juba pähe kasvanud, aga see tuleb peast ära lükata, ühesõnaga. Et hakkame võitlema selle ärinduse vastu, nii ütlen mina Illar Kohvinevat.